tegelikult mina isiklikult olen küll Tartu Ülikooli Pärnu kolledži suur patrioot. Et kindlasti on tegemist Eesti ja võib-olla ka lähipiirkonnas ühe tugevama turismiharidust pakkuva institutsiooniga. Ja turismiharidust on tegelikult siis juba antud selles majas aastast 1996, mis teeb tänaseks päevaks juba päris pika ajaloo. Ja erinevatel aastatel on siis lisandunud erinevaid õppekavasid. Ja kui rääkida sellest, et miks peaks ja võiks õppida Pärnu kolledžis ja miks võiks ja peaks nagu tegema koostööd just selle kooliga, siis kindlasti üheks põhjuseks on need inimesed, kes seal majas on. Et nende teadmised ja kogemused valdkonnas on piisavalt põhjalikud nii teoreetilises osas kui ka praktilises osas. Teine põhjus, miks turism ja just Pärnu kolledžis ja miks ka kõik turismiga seotuvad teised erialad on kindlasti meie suurepärane raamatukogu. Et lähipiirkonnast ei ole leida teist nii hästi komplekteeritud raamatukogu, kui seda on Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, mille üle me oleme ise väga uhked. Ja kuna me oleme Tartu Ülikooli üks osa, siis sellega meil kaasneb veel palju teisi hüvesid. Näiteks meil on juurdepääs väga paljudele veel ka elektroonilistele andmebaasidele, ajakirjadele, mis kõik kokku loob tegelikult ühe väga hea eelduse selleks, et teha Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis teadustööd, uurimistööd ja õppida. Mina olengi seda meelt, et kui kuskil on hea õppida, siis kindlasti on see Pärnu. Selles mõttes, et on võimalik keskenduda oma õppimistegevustele, väga palju selliseid tähelepanu kõrvalejuhtijaid ei ole, aga on väga palju selliseid teisi tegureid, mis nagu toetab õppimist, sealhulgas siis tõesti meie väga hea raamatukogu, inimesed, kes majas töötavad, et kuna üliõpilaste arv on ikkagi mitte väga-väga suur, siis üldiselt on õppejõudude ja üliõpilaste selline suhtlemine vahetu, et enam-vähem kõiki tunnevad. Kuna me oleme Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, siis diplom, mis meie maja õpingute järel saadakse, on Tartu Ülikooli oma, mis kindlasti on üheks selliseks oluliseks kvaliteedimärgiseks. Tulevik on huvitav, et just praegusel hetkel käib väga tubli töö selles suunas, et muuta meie selline akadeemiline meeskond veelgi tugevamaks, rahvusvahelisemaks. Sügisest liitub meiega paar uut õppejõudu, kes asuvad siis tööle turismiosakonnas dotsentidena ja meie silmapiiril on praegu päris mitu sellist just väljaspoolt Eestit tulevat õppejõudu, kes siis aitavad rikastada omakorda meie sellist õpetamis- ja uurimistegevust oma rahvusvaheliste kogemustega. Me iga aastaga üha rohkem teeme ka erinevaid uurimistöid ja selliseid arendustöid, millel on siis tellija kuskilt väljaspoolt Pärnu kolledžit. Ja me iga aastaga püüame ka järjest rohkem tudengeid kaasata nendes uurimisprojektidesse ja just selle eesmärgiga, et anda neile võimalus selliselt suhteliselt turvalises keskkonnas katsetada enda kui uurija selliseid tugevusi, anda selle läbi selline hea kogemus ja olla samas ka ühiskonnale laiemalt nagu kasulik. Mul on tunne, et see heaolu ja spa-teenuste õppekava on tegelikult üha kasvava olulisusega. Sellepärast, et teema muutub nii Eesti jaoks kui ka siin muu maailma jaoks iga aastaga järjest olulisemaks ja olulisemaks ja seda mitte ainult nagu turismi seisukohalt, vaid üleüldse sellise ühiskonna erinevate suundumuste seisukohalt. Ja me lihtsalt oleme ühed pioneerid ja teerajajad selles valdkonnas, et ega neid õppekavu ju praegusel hetkel sellise tervikuna võttes väga palju ei ole.